Kui eelmine kord rääkisin, et Iraani sõda on mõjutanud negatiivselt meie portfelli, siis tegelikult on võimalik rasketel aegadel ka positiivset tootlust teenida. Alates siis eelmisest kuust on tudengifondi portfell tõusnud 3,87%. Peamisteks tootluse vedajateks on olnud Amazon, Alphabet ja Oracle, kes on põhjadest taastunud üle 20%. Negatiivseid positsioone võrreldes eelmise kuuga on tudengifondi portfellis vähe ja peamine nendest Intuit taaskord, kes on langenud üle 10% ja samuti on langenud ka Netflix, kes on langenud pea 4%. Eelmine kuu otsustasime tudengifondiga, et ei osta seekord midagi, kuna ajad olid keerulised ja otsustasime pigem siis hoida püssirohtu järgmisteks kuudeks, kui peaks tekkima paremaid ostuvõimalusi ja otsustasime ka seda, et seekord ei müü midagi rasketest siis aegadest tulenevalt, kuna arvasime, et oleme turgudel siis hästi positsioneeritud. Täna annan kiire ülevaate TOF Group ASA tegevusest ja nende aktsiatest, mida me just hiljuti analüüsisime. Põhimõtteliselt tegemist on siis Norrast pärit ettevõttega, mis tegutseb globaalselt, kui põhiliselt Lõuna-Ameerikas. TOF-i põhitegevusaladeks on offshore energia ja allveelaevandus, kus nad on juba saanud kokku tellimusi 5,1 miljardi dollari eest. Samuti on nende finantsiline olukord väga tugev, sest nende PE ehk siis PE näitaja näitab siis nende aktsiahinda versus teenimist on väga madal võrreldes konkurentidega, jäädes umbes 7 juurde, kui konkurentidel on 12. Samuti on nende rahavood umbes 250 miljoni juures, ehk siis nad on väga tugevasti investeerimisvõimelised ja nad saavad seda raha alati ära kasutada. Kuigi nende võlad on olnud minevikus probleem, ehk siis 2022 aastal olid nad isegi pankrotis, siis need samad võlausaldajad võtsid osa nende firmast endale, või õigemini tehti niisugune kokkulepe, et anti ära ja tehti uus restruktureerimine, kus siis uued finantssüsteemid on viinud selle olukorra tänaseni, kus põhimõtteliselt kõik näitajad on läinud positiivseks ja nad on suutnud isegi 9,6% intresse välja maksta, ehk siis dividendidega, ning hetkel on kõik suunad ülespoole. Kuigi allveelaevanduses on ka palju suuri konkurente, on TOF võtnud pigem keskmise suurusega hooldusteenused endale, ehk siis nende nišš lubab neil pakkuda hea kvaliteediga toodet, aga samas leida ka kliente, mis tegelikult ületavad ka nende pakkumist. Ja see omakorda on siis hea positiivne mõju ka nende aktsiahinnale. Kokkuvõttes on TOF väga positiivne aktsia ning nad on ületanud kõik oma finantskriisid ning ka pankroti probleemid. Ja hetke olukord on pigem soosiv ning nende kõik näitajad on läinud ülespoole. Me võtaksime pigem dividendi poolest, aga ka oleme nõus selle aktsia hinnatõusu ootama, ehk siis meie analüüsitiimiga soovitame. Lõplik otsus tehke aga ise, sellepärast et me teeme siiski ülevaadet ja me ei saa anda otseseid finantssoovitusi. Ja nüüd alustame selle tsükli tehnilise analüüsiga. Esimeseks vaatamegi siis TOF Groupi. Pikemaajaline trend tal on väga hea olnud kasvav. Lühemaajalises pildis on kasv olnud pigem kiirem, kui varasemalt on selline sujuvam olnud, siis nüüd selle aasta algusest on kasvanud vägagi sirgjoones ülesse. Et siin tegelikult tehnilise pildi poolest ootaks sellist väiksemat kukkumist, et saaks parema sellise sisenemiskoha. Aga kui ta järgib enda sellist tugevat trendi, siis isegi praeguse hinna juurest ei oleks ost väga halb otsus. Kas selle monopoolse ettevõtte mahamüümine võiks olla võimalus tudengifondi jaoks? FICO või Fair Isaac Corporation on USA turgudel juhtiv krediidiskooride väljendaja. Samas müüb ka ettevõtte tarkvaralahendusi finantssektorisse. FICOl on pea monopoolne staatus skooride turul ning seetõttu naudib kõrgeid sisenemisbarjääre ja suurt hinnastamisjõudu. Nende äri on aga viimasel ajal tulnud regulatiivse surve alla ning seadus hakkab seetõttu laskma konkurente turule. Ettevõtte kasvunumbrid on ilusad. Käive on kasvanud pea 11%, EPS üle 18%. Just seetõttu, et ettevõte saab tihti tõsta hindu ligi 100% üle aasta. Ettevõtte bilanss ei ole aga niivõrd ilus. Varad jäävad alla kohustiste ning omakapital on negatiivne. Samuti on ka võlg suur, mida tihti kasutatakse aktsiate tagasiostmiseks. Suurem osa ettevõtte käibest tuleb skooride ärist
ning veel suurem osa ettevõtte kasumist, samuti skooritärist, pea 82%. Ettevõtte beeta on turuomast kõrgem, 1,4, kuna ettevõtte aktsiahind on kukkunud pea 40% sellel aastal. Valuatsiooni poolest võiks öelda, et ettevõte on endiselt kergelt ülehinnatud või ausalt hinnatud. Suurimaks trendiks ja ohuks on see, et seadus on hakanud lubama nende monopoolsele turule konkurente sisse, kuid endiselt jääb küsimus, kui kerge on uute lahenduste integreerimine. Meie usume, et FICO ajalugu annab neile tugeva brändieelise konkurentide ees ning nad suudavad säilitada oma väga tugevat turupositsiooni endiselt ka tulevikus. Samuti võib nõrkuseks tuua ka intressimääradest sõltuvuse, kuna ettevõtte enda laenukoormus muutub raskemaks toimetamisel ning ettevõtte teenuseid kasutatakse vähem. Usume, et ka tulevikus on ettevõtte suurimad kasvukohad endiselt nende hinnastamispoliitika. Meie tiim leidis, et peaksime ettevõtte endale portfelli lisama, kuna reaalseks ainsaks nõrkuseks oli hetkel toimuv langustrend aktsias. Järgnevalt siis vaatame tehniliselt FICO-t ehk siis Fair Isaac Corporationit. Tema pikemaajaline trend on samamoodi olnud tõusev, vägagi tõusev ja see on läinud selliselt sujuvalt, kuid selline praegune tõusutrend on algas aastal 2009 ja on siiamaani olnud selline järjepidev, et ei ole suuremaid selliseid kukkumisi olnud. Aga nüüd, kui lähemat pilti vaadata, siis 2024. aasta novembrist on aktsia olnud langevas trendis ning praeguse pildi poolest ta ka jätkab seda ja üpriski sujuvalt, et selleks, et ta tõusutrendi uuesti tagasi läheks, peaks ta murma hinnataseme 1130. Praegu on hind 1020, aga tegelikult kui aktsiahind on sellise tegelikult hinna poolest nii suur, siis 130-ni see ei ole väga suur liikumine isegi. Aga pigem on trend langev ja sisse tehnilise pildi poolest ei ostaks. Ilmselt oled ka sina kuulnud Tervisekassa jõhkrast miinusest ja see raha ei lähe ainult arstide palkadeks. Meie uurisime, kes sellest veel osa saab ja analüüsime Medtronicut. Medtronic tegeleb peamiselt krooniliste haiguste raviga. Neil on väga lai portfell, nad toodavad põhimõtteliselt kõike südamestimulaatoritest kuni insuliinipumpadeni. Nende kasuks rääkis see, et neil on väga palju patente ja monopoolne võim teatud seadmete üle turul ning ka see, et nad tegutsevad sektoris, mida trendid soodustavad, ehk siis vananev rahvastik ja AI ja robotite kasutuselevõtt, mis tooks sellesse palju efektiivsust. Ning ka nende kasuks räägib globaalne turg ja tootmine, mis hajutab nende riske olulisel määral. Kuid kahjuks nende vastu räägivad see, et nende tulud on viimase 5 aasta keskmises tõusnud ainult 3%, kui kulud ja võlg on tõusnud ligi 7,5%, mis tähendab seda, et nende kulud ja võlg kasvavad oluliselt kiiremini kui nende tulud. Ning nende vastu rääkis ka see, et neil on viimastel aastatel olnud palju tagasikutsumisi just meditsiinilistes insuliinipumpades, mis on toonud neile kaasa rahalist kahju ning ka mainekahju, mida konkurendid on ära kasutanud ja võtnud neil olulisel määral turuosa. Ning meie otsustasime üksmeelselt, et meie Medtronicu ostu ei toeta 100%. Nii, järgnevalt siis vaatame üle Medtronicu tehnilise analüüsi. Ta on enda aegade algusest sujuvalt tõusnud ja on väga heas tegelikus, väga hea ilusa trendi teinud ülespoole, aga 2022. aasta alguses siis ta langes sellest pikemaajalisest trendist langevasse trendi ja on olnud sellest ajast saati langevas trendis ehk pole tagasi tõusuteele isegi jätkanud. Ja siis, kui ta langes langevasse trendi, ehk siis trend muutus tõusust langevaks, peale seda ta oli tükk maad 3 aastat või isegi ütleks 4 aastat juba on olnud sellises pigem seisvas positsioonis, et hind on liikunud siin $70 ja $105 vahel, et sellest vahemikust pole kõrgemale isegi väga tõusnud ega allapoole kukkunud, et on olnud selline väga sujuv seisev aktsia, ütleks.
ja praegune lühemaajalise trendi poolest on ta langev, et kuna ta on seisev, pluss lühemaajalises pildis on langev, siis pigem tehnilise pildi poolest ei ostaks isegi praegu sellesse aktsiasse sisse ennast. Kas Hormuzi kriisid ja Panama ummikud on tankerfirmadele salajaseks kingituseks, mis muudab pikemad marsruudid kullakaevandusteks? Seda uurisime aprillikuus. Uurisime siis PV LPG aktsiat, mis on maailma suurim LPG meretransporti pakkuv ettevõte. Ta on äärmiselt pika ajalooga, pea 90 aastat vana firma ning on noteeritud nii Oslo kui ka New Yorgi börsidel. Ettevõtte tugevusteks on siis maailma suurim tankerlaevastik, mis tagab mastaabisäästu, hea maine ja nagu ennem ka mainitud, pikk ajalugu. Investori vaatest on ettevõttel ka väga soodne dividendipoliitika ning ROE on 15%, mis on üle sektori keskmine. Punkt, mis pole siis küll otseselt ei pluss ega miinus, on siis see, et ettevõtte marginaalid on viimasel aastatel langenud, kuigi käive on kasvanud, mis esmapilgul tundub negatiivse poolena. Kuid kui natuke tausta uurida, siis leidsime, et ettevõte ostis Indias LPG jaotusfirma, mille marginaalid ongi ajalooliselt olnud väiksem. Nõrkuste poolest võiks siis välja tuua, et tegemist on väga tsüklilise äriga ning sõltub väga spot-hinnast. Lisaks on suured kulud laevastiku ülalpidamiseks ning on ka väga tundlik kütuse hinna mõjule. Näiteks 2024. aastal oli 47% reisiga seonduvatest kuludest just kütusest tulenevad. Võib välja tuua ka geopoliitilise riski, mis on suunanud laevad ümber pikemate marsruutide. Kuigi ka positiivses mõttes vaadata, on neil hetkel Hormuzi väinas kinni ainult üks laev. Kokkuvõtteks siis oli meie tiimi otsus 75% ette ei osta. Nägime küll, et tegu on tugeva ettevõttega, kuid hetkel näeme, et aktsia hind on uudiste künnil väga palju tõusnud ning tahaks näha enne ostmist mingit hinna stabiliseerumist. Järgmiseks vaatleme siis PV LPG-d, mis siis on siis gaasifirma. Tema on selline trend olnud pigem selline üles-alla, nagu diisli või gaasihindadega tavaliselt ikka. Aga pikemaajalises trendipildis on ta olnud sujuvalt ülespoole, aga võiks olla selline natuke parem trend, kuna selline väga järsk hüpe üles ja alla ei ole väga jätkusuutlik. Ja ütleks, et pigem nagu ka näeme siit, et tegelikkuses lühemaajalises vaates trend on langev ja praegune selline prediction või ootus ongi sellele, et ta pigem langeb edasi. Aga tänase päeva jooksul, ehk siis tänaseks päevaks on 28. aprill, tänase päeva jooksul on ta juba tegelikult sellises hinnakohas, et tegelikkuses ta võib murda ka ennast tõusutrendiks. Aga pigem on ikkagi suurem tõenäosus, et see trend jätkab langevas seisus allapoole. Aga selleks korraks ongi meie analüüsidega kõik. Kui tahad järgnevalt näha, mis tudengifond enda analüüsides või üleüldiselt tudengifondi tegemistega kursis olla, siis jälgige meid Instagramis, TikTokis, Facebookis @tudengifond ning tšekkige meie veebilehte tudengifond.ee või jälgige meid YouTube'is, kus ka te seda videot näete, @taltech tudengifond. Nägudeni ja peatse kohtumiseni. Tšau!